Tere, mina olen Peeter, te vaatate videoblogi Näeme õues. Olen Põhja-Itaalias, sellises väikses külakeses nagu Campo Toures. Kavas on minna avastama koškesid, nimeks on Cascate di Riva. Sellel on ka saksa keele nime Rheinbach Wasserfall, ehk siis siin Põhja-Itaalias on kõik asjad nii saksa kui itaaliakeelsed. Inglise keelt siin väga ei leia. Aga siit pisikesest onnikesest, mis siin raja alguses on, siit ma teekonda alustan. Selle koškede teekonnaga ühtib esialgu ka Franciscusveeg, mis on mingi kristlik palverännutee või midagi sellist. Rada on tähistatud sellise kahe märgiga, siis sinisem näitab siis koškede rada ja tee on siis Franciscusveeg ehk siis see usu teekond. Jõgi ise on siis nüüd selline, armsad valged mütsikesed on kivide peal ja taamal on ilus päikesepaisteline mägi. Tõotab äge matk tulema. No nii, Rheinbach Wasserfall, täitsa ilus. Eriti ilusaks teeb see siin taustal ka selline lõhe, kus see jõgi tuleb. Ja loomulikult annab see jää tohutult ka juurde oma purikate ja moodustistega. Väga ilus. Siin ees on üks kuju. Ma ei ole sellest päris aru saanud. Siin on ka infotahvel selle kohta. Siin on loomulikult ainult saksa ja itaalia keeles. Siltide järgi on veel Rheinbach Wasserfall 2 ja 3 ja siis need 20 ja 30 siin taga tähendavad minutit, et kui palju sinna matkata veel on. Aga eks see aeg väga sõltub selles, et kui hea matkaja sa oled, et see minutite on selline subjektiivne. Järgmine kristliku teekonna punkt. See on kahjuks ja meie jaoks on kõik sildid saksa ja itaalia keelsed. Aga midagi vist saab aru nii palju, et õnnistatud olgu Jumal tule eest ja midagi veel. Nii, järgmine kristliku teekonna punkt siin. Saksa keel korralikult longab mul, aga siin võiks tähendada midagi, et siin tänatakse vend kuud ja tähti taevas säramas. Ma ei tea, vabandust, kui ma nii mööda oma tõlke panen. Nii, teine Rheinbach Wasserfall. Selline platvormikene ja siit ta siis tuleb, voolab alla. Juhu, ikka väga ilus on. Mäekene ka taustal veel. Matkatee läheb korralikult siin sinkadi-vonkadi mäest ülesse. Seal üleval on ka näha teised matkalised. Võtab siin omajagu korralikult hingeldame ka ikka. Nii, olemegi jõudnud nüüd 3. Rheinbach Wasserfall juurde. Siit läheb üle väike sillakene üle jõe. Ja milline ilus juga. Vaatame alla ka sillalt või? Päris kõrge teine. Pärast 3. koške läheb nüüd Flyline ja Franciscusveeg erinevat rada pidi. Mina lähen siis Flyline poole. Aga Franciscusveeg see T-tähega jätkub siin. Seal on ka mingi juba järgmine infotahvel. Kui 3. kose juurest veel edasi ronida, jõuab sellise putka juurde, mis on siis Flyline Wasserfall. Ehk siit on siis stardipunkt, kus sa saad mööda seda liini laskuda sinna alla välja. Ette see võib päris äge olla. Praegu talvel on see muidugi kinni. Jõe vastaskaldal on näha ka selle Flyline'i liini. Läheb mäest alla.
kui nüüd Flyline'iga tulla, siis tuleb, siin on nüüd see lõpp ja siin ilmselt tuled maha ja see rakis, mille küljes sa oled, läheb tagasi ülesse. Tagasiteel mäest alla võib korralikult libe olla. Siin on jah, lume all on jää. Nii et tuleb ikka käsipuud kasutada, et pepukile ei kukuks. Kohe-kohe oleme nüüd metsast väljas. Täitsa äge, ikka päris hea vaatepilt nendele koskedele. Ja kõrguste vahe umbes 150-200 meetrit, nii et pead arvestama, et ikka on ronimist, kui tahtes ja vaatame minna. Aga minu poolt selleks korraks kõik ja näeme õues. Puu küljes näeb ka kohalikku kunsti. Täitsa andekas ju.